Tere õhtust kõigile, tere tulemast tagasi Parabellumisse. Täna õhtul räägime Türgi hävitajast, Khan. Paljud, eriti need, kes on Star Treki fännid, ilmselt mäletavad seda meemi, eks? Khan! Sest see meenutab vana sarja. Meiega on Leonardo Lanzara. Ja sellel lool on tähtsus, sest me oleme näiteks näinud, et viimasel ajal on Saudi Araabia hakanud Khani vastu huvi tundma, mis on huvitav asi. Võib-olla otsivad nad natuke teistsuguseid tarnijaid kui tavaliselt. Ja kindlasti otsib ka Türgi, kuigi mitte eriti edukalt. Sest meenutagem Türgi tankide lugu, need polnud eriti head. Et saada selles osas, ütleme nii, iseseisvamaks. Teen sulle väikese sissejuhatuse. Leonardo, natuke ajaloost, natuke Türgi hankepoliitikast, mis pole just kõige parem. Nad ostsid Leopard 2A4 Saksamaalt. Ja oli klausel, et sakslased ei annaks neid üle, kui neid kasutatakse väljaspool teatud tingimusi, kuna nad kasutasid neid Süürias. Räägiti, et neid kasutati ka linnalahingutes. Seega kasutati neid valesti, moraalselt, sakslased ei müünud neid. Uuendused 2A5, 2A6, 2A7. Nii et see Türgi kogemus ei meeldinud talle eriti. Teine kogemus on seotud F-16-ga. D-blokk, ma arvan. See, mis teen hetkel on. Ameeriklased ei tahtnud neile F-35 müüa, kuna nad ostsid S-400. Nii et türklased, pange tähele, olid ühed esimestest, kes liikusid droonide maailma. Aserid kasutasid Türgi droone, mis mõni aasta tagasi tegid armeenlaste seas laastamistööd. Ja sealt sündis muu hulgas ka esimene mitmedomeenilise sõjapidamise kontseptsioon. Seal hakkas nägema droonide tähtsust sõjas. Ja ausalt öeldes sisenes tollal üsna seikluslikku valdkonda. Me räägime aastast 2016. Türklased hakkasid palju töötama droonide, droonikandjate, laeva kontseptsiooni ja muu sellise kallal. Nii et nad valisid tee, mis oli väga-väga erinev paljude teiste riikide omast. Mis kipub võib-olla ütlema, olgu, ostan ameeriklastelt või prantslastelt ja nii edasi. Ja see on nende uus projekt, mille arendamine võttis siiski veidi aega. Aga see annab veidi aimu, milline on üldine suund, ütleme siis Türgi oma. Ise toimetulek, see tähendab täielik sõltumatus, rohkem oma tootmist, vähem väliseid sõltuvusi. Võib-olla isegi muutuda mingis piirkonnas tarnijaks, just nii. Palun, Leo. Väga hea, tere kõigile, tere Mirko, aitäh võimaluse eest rääkida sellest vähetuntud hävitajast, mis on Khan, üks uutest hävitajatest. Enne alustamist lubage mul tervitada ja tänada seda, kes kinkis selle loomakese Mirkole ja see on nüüd kahjuks minu käes. Tänan ja tervitan. Ja on tore rääkida Khanist, sest me oleme ma usun, esimene YouTube'i kanal Itaalias, kes sellest teemast räägib. Uus hävitaja, mis on jõudmas prototüübi faasi ja mille tootmine on juba planeeritud aastaks 2028, nagu me näeme. Seega on mul suur rõõm olla mitte ainult esimesed Itaalias, vaid ka ühed esimestest väheste seas maailmas. YouTube'is ka välismaad räägitakse Khanist. Itaalias usun, et oleme tõesti esimesed. See on vajalik, sest ta kuulub nende uute hävitajate hulka, kellest me veel kuuleme ja kellest asjatundjad on juba kuulnud, sest palju on juba toimunud. Seega on tegemist uue hävitajaga, kellest räägitakse vähe, kuid Khanist räägitakse siiski palju Veneto, Friuli ja Venezia Giulia piirkonnas. Me mäletame, et Khan on väga tuntud. Tere Gaspardo, tere Gianluigi Gensitali, kes teavad seda hästi. Tervitused Kirde sõpradele Khan. Hästi, alustame siis sellega, et siin on meil ilus pilt ühest Khan prototüübist, mis juba võimaldab meil midagi aru saada. Täna õhtul räägime sellest, mida me sellest hävitajast teame
ja loomulikult räägime lõpetuseks ka sellest, mida see projekt Türgi jaoks tähendab. Sest meie peame nagu alati asju perspektiivi panema. Kui tahate tehnilisi andmeid ja tabeleid, siis minge Wikipediasse. Meie siin teeme natuke rohkem analüüsi, püüame seda lennukit laiemasse konteksti asetada ja aru saada, mida see tähendab. Mirko rääkis õigesti juba Saudi Araabia teemast ja see on üks paljudest. Hästi, siis see lennuk on 5. põlvkonna hävitaja, seega kuulub samasse põlvkonda nagu F-35 ja Su-56. G-36 ja Lõuna-Korea KF-21 Block 3, kui see valmis saab, seega 30. aastatel. Seega 5. põlvkonna hävitaja ja see on üks väheseid 5. põlvkonna lennukeid, mis meil maailmas on. Ja ma juba näen, et keegi siin naeratab. Ja just kui Türgi suudaks teha 5. põlvkonna hävitaja nagu F-35. No kuulge, ärge ajage naerma. Lubage mul märkida, et meie, eurooplased, ei peaks Türgit nii üleolevalt vaatama, sest meie, eurooplased, ostsime 5. põlvkonna hävitaja, see on F-35. Meie pole isegi proovinud seda teha. Me tulime 4,5 põlvkonna Delta kanardite juurest. Me ei proovinudki 5. põlvkonna hävitajat teha. Nii et ärge naerge türklaste üle ja eriti meie eurooplased ei tohiks eriti naerda, sest võib-olla oleksime pidanud midagi tegema, aga me ei teinud seda. Veel ei tea me täpselt, mida Kano teeb ja milline ta saab olema, aga praegu on ta olemas. 11.015 küsib õigustatult, miks osta Typhoon, kui tootmine algab 2028 aastal? Jõuame ka selleni, sest räägime sellest. Hästi, muidugi ma unustasin. Mirko rääkis õigustatult rahast, sest kui sa teed sellise hävitaja, 5. põlvkonna hävitaja, mis on vähemalt teoorias samal tasemel nagu F-35 ja teised, siis annad endale võimalusi just ekspordis. Saad võimaluse lasta endale osa neist lennukitest kinni maksta ja seega tootmiskulusid vähendada, mis oligi tegelikult F-35 tõeline eelis. Nii et täna on meil F-35 hind, mis jääb 90 ja 100 miljoni dollari vahele umbkaudu pärast 1300 ehitatud eksemplari. Alguses olid kulud oluliselt kõrgemad, kuid loomulikult kulud vähenevad, kui mastaabiefekt ja tootmismahud kasvavad. Seega on väga oluline, et arendatakse 5. põlvkonna hävituslennuk, mida saab potentsiaalselt eksportida. Ja loomulikult on olemas ka poliitilis-tööstuslik aspekt, seega mitte ainult sõjaline. Relvasüsteemi või platvormi ise kodus luua, selle asemel, et see kellelgi teiselt osta, võimaldab arendada riiklikku tööstust ja teatud strateegilist oskusteavet. See jääb sulle alles. Ja lisaks majanduslikule aspektile suudetakse oma tööstusele anda lisaväärtust, meeldigu see või mitte. Ja tööhõive, tõeline SKT kasv. Ma tean, et paljudele see ei meeldi, sest issand jumal, te toodate relvastust. Neile on need SKT punktid väga vajalikud, arvestades nende inflatsiooni, võlakoormust ja nii edasi. Tõtt öelda, kellel neid vaja ei oleks. Kõik see asetub, nagu näeme, konteksti, kus Türgi mängib üha olulisemat geopoliitilist rolli Lähis-Idas, eriti Põhja-Aafrikas, aga ka teatud määral Aasias. Ja seetõttu on Türgil kasulik omada sõjalist vahendit, mida kasutada just välispoliitilises vaates. Mõned on seda nimetanud neotomanismiks, oh jumal. On selge, et jah, ka mina teen selle näo. Ei vaadake uuesti otseülekannet, mille tegime Madalunoga. Türgi kohta, kõige selle kohta, mis nende idee taga on. Suur Türgi, liit Aserbaidžaaniga, ambitsioonid, puhvertsoonid Süürias. Lisaks sellele käib nende ja Iisraeli vahel ka võistlus ja vanad arved on klaarimata. Võistlus on ka päris tuline, aina tulisem. Aitäh, Massima. Okei. Olgu, vaatame siis, et
Kaan ei tekkinud tühja koha pealt. Ei ole nii, et need inimesed ärkasid hommikul üles ja otsustasid teha 5. põlvkonna hävitaja. Kaan kuulub üsna ambitsioonikasse tööstus- ja geopoliitilisse projekti ning nüüd vaatame selle üle. Kaan, õigesti Mirko näitab mulle, see slaid tähendab tõlgituna suverään, suur kuningas, kuningate kuningas, midagi sellist. Seega on see ka Taigans. Eks, nagu ütles Džingis Khan. Ikka tema, aga ma usun, et ka keelelisest vaatenurgast on nende kõigi vahel seos, näed. Seega Khanil on juba nime poolest eriti tähtis roll. Sest see on viis, kuidas Erdoğani Türgi end rahvusvahelisel areenil esile tõstab toodega, sest see on toode, alternatiivne toode. Tase, mis peab andma ka Türgile teatud kuvandi ja panema särama Türgi tööstuslikud võimed. Seega on see kõik üks süsteem. Ärge mõelge Khanist kui üksikust objektist, üksikust lennukist iseenesest. See on osa palju laiemast strateegiast ja palju sügavamast raamistikust. Olgu. Võime näidata ka mõned pildid, kui sa tahad neid näidata, sest nii hakkame juba nägema, millega meil tegu on. See on üks prototüüpidest, B1 ja B2, sellest räägime hiljem. See näeb välja nagu F-22 ja F-35 haige laps. Need kaks vihkasid muide teineteist. Aga miks sa pead iga kord selliseid transkanalilisi hinnanguid andma? Sellel on üsna erilised vormid, mida me nüüd analüüsime. Tal on eriti huvitav saba ja horisontaalsed sabaplaanid on üsna muljetavaldavad. Ja tal on see küh taga, mis tegelikult ei olegi küh, see on piloodi kabiini pikendus väga eriliste joontega. Jah, see on natuke eriline. 5. põlvkonna hävitajad ei ole eriti ilusad. Mina ei ole veel näinud ühtegi, mis oleks eriti ilus. Ei, nagu Millennium ütleb, on see küsimus selles, et kui need lahendused on vajalikud parema radarjälje saavutamiseks, siis paratamatult peadki nii tegema. Pange tähele, Nad kõik on oma joonte poolest enam-vähem sarnased. See on väga kummaline, tagant vaadates tundub see mõõtmetest väljas olevat. See on natuke eriline, pealegi ma ei olnud siis väga suur. Selles otseülekandes näete palju pilte, ma ei hakanud numbritega tegelema, sest numbrid häirivad mõnda inimest. Meil on palju graafikuid, mis aitavad meil mõista, mis see lennuk siin on. See on natuke nagu moodsad majad, need A4 klassi omad on kandilised. Kunagi, kui ma olin noor, tehti ka erilise kujuga maju, aga nüüd peab tegema 50 centimeetrised seinad ja kõik majad on natuke ühesugused, kahjuks. Ja need maksavad hingehinda. Hästi, me ütlesime, et see Khan on 5. põlvkonna hävitaja, väga ambitsioonikas, just sellepärast, et on 5. põlvkonnast. Võib-olla liiga ambitsioonikas, ütlevad mõned, sest üks asi on teha droone, teha isegi korraliku õppelennuki nagu Hurjet. Kõik on hästi, ka relvasüsteemide tegemine on hea. Aga võib-olla kohe alustada 5. põlvkonna hävituslennukiga, ilma et oleks isegi AMX-i tehtud, jätab veidi muljet. Näete, tuleb ka vaadata, kas lubadusi peetakse. Mina olen positiivne, mina olen optimistlik, mul on sellesse palju usku. Et oleks selge, nad läksid üle treeninglennukilt, mis meenutab väga Itaalia omi, täiesti uuele tasemele. Ei, õppelennukist selle 5. põlvkonna lennukini. See on paras hüpe, mis ei pane mind väga lootma. See on riskantne. Sa liigud sellest 5. põlvkonna lennukile. Võib-olla välimuselt on see 5. põlvkond. Aga mitte ainult, ka süsteemides, alamsüsteemides, mootorites. Me näeme seda. Mul on ka suuri kahtlusi mootorite osas. Kui ma õigesti mäletan, siis need on B1 ja B2 omad. Ei, need on praegu F16 omad, aga need arenevad edasi. Aga mina olen optimistlik, eks. Mina olen erinevalt sinust optimistlik. Ma usaldan oma Türgi sõpru, kes maksavad mulle Iskender Kebabiga, et ma neid asju räägiksin muidugi. Ei, naljad kõrvale jättes olen täiesti kindel, et midagi head tuleb välja. Siis tulevad kindlasti ka algusprobleemid, nagu kõigi lennukitega, aga ega me F-35 ka kohe valmis saanud, eks. Nii et kujutage ette. Aga
Muide, huvitav on see, et Türgi tahab känni ehitada võimalikult suurel määral, peaaegu 100% ulatuses omaenda kodumaistest komponentidest. Ta tahab kasutada võimalikult vähe välismaiseid osi. Unustame mootorid korraks, siis ma selgitan, miks. Huvitav on see, et tegemist on autarkilise projektiga. Ja ka siin, miks? 2 põhjusel. Üks on praktiline, olla sõltumatu teistest, kes võivad sulle probleeme tekitada, kui tahad lennukeid teatud viisil kasutada. Näiteks Mirko tõi välja Leopardide näite. Me ei taha sattuda sellisesse olukorda. Ja teiseks, see juhtus Poolaga muide, sama probleem, mille tõttu, see on minu arvamus ja ma olen seda aastaid öelnud. Poolakad ostsid Abramsid, Leopardid ja nad ei osta enam teisi ning ka Korea K2 Black Panther tankid. Minu arvamus on, et nad võtavad nende 3 parimad omadused ja järgmine tank, mille poolakad teevad, on nende 3 segu, mis on täielikult oma toodang. Suure. Nõustun. See on lihtne ka sellepärast, et vahepeal on nad omandanud selleks vajaliku oskusteabe. Nii et jah, aga on ka selline võte. Ma ostan sinult X ja ülejäänu toodetakse Poolas. Muidugi. Nii et sa näitad mulle, kuidas neid tehakse. Muidugi, sobib. See on väga kaval ja nutikas lähenemine ja neil on ka tahtmine seda teha. Mõned ütlevad isegi, et neil on selleks vajadus. Ei, seal on ka ajalooline taust. Mõned Poola soomukid olid segu, kus oli Saksa mootor ja Rootsi kahur. Nad võtsid 3-4 asja, mis töötasid ja ehitasid endale ühe masina. Nii et nad on juba proovinud seda, et võtavad parima ühest ja teisest ning panevad kokku masina, mille nad ise kokku panevad, aga osad on toodetud erinevates riikides. See on mõistlik. Ja teine põhjus, enne kui ma selle unustan, on see, et kuna sa vaatad ekspordi poole, kuna sa tahad endast maailmale teatud kuvandit jätta, Türgi, loomulikult tahad sa rõhutada, see on toode, mille ma teen ise 99%. Ja kui ma juba siin olen, annan ma sulle ka selle lennuki, relvad. Nii et siin on ajalooline põhjus, Leo. Kui vaadata Türgi lennunduse tõelist kauget ajalugu, siis seda praktiliselt ei olnudki. Kui ma ei eksi, siis esimese maailmasõja ajal olid neil ainult sakslaste antud albatrossid. Nii et Türgi lennunduse ajalugu sai alguse, nagu ka allveelaevad oma, sakslaste koostööst. Ja me nägime teise maailmasõja ajal nii Itaalias kui ka Saksamaal, aga eriti Itaalias. Kui palju näiteks õhuväge peeti partei jõuks? Itaalias oli fašistlik jõud just lennuvägi. Sest see oli uus jõud, sündis režiimi ajal ja seetõttu pandi sellele palju rõhku. Te mäletate kindlasti Balbo tehtud üle ookeani lende ja kõike seda, eks ole. Nii et Türgi näeb, kui rääkida suurusest, et kui keegi peab midagi tegema, et näidata oma võimekust ja nii edasi, siis just lennunduses. See oliks esimesi relvi, millele ka Kemal Atatürk rõhus. Sest just sellest taheti saavutada kodumaist võimekust. Tavaliselt lennundus, ärge küsige miks, võib-olla sellepärast, et see on efektne ja nii edasi, saab peaaegu kõigi režiimide visiitkaardiks. Sest see on uus relv. See on progressi relv. Kes juhib lennukeid, on sportlane, on hoopleja. See on täiuslik sümboliseerimaks meie režiimi peale tulevat uut ajastut. See oli, ütleksin, fašistlik narratiiv, jah. Jah, ka teatud veidrusi, näiteks 1930-ndate lõpus tahtsid itaallased ikka veel lennukeid ilma kabiini katteta, sest ainult tõelised mehed võitlesid ilma katteta ja nii edasi. Selline oli arusaam. Sellest võiks pikalt rääkida ja ütlen selle ausalt nüüd, teen väikese kõrvalepõike. 100 hiljem, 90 aastat, meil peab olema ka intellektuaalne ausus, meelerahu, teatud asju välja öelda. Ilma kedagi fašistiks tembeldamata, ilma ütlemata, et fašism on ilus või kole. Nii on. Jah, aga nemad olid esimesed, keda meie pommitasime. Esimene tõeline pommitamine, mis ajaloos registreeritud, või see, mille tegid itaallased Itaalia-Türgi sõjas. Jah, 1911 aastal. Ta vaatas seda käsitsi, jah? Jah, sõna otseses mõttes. Jah, nad viskasid selliseid kaalikaid ja muide piloot pidi ühe käega sütiku paika panema ja relvastama. Päris keeruline. Ma kirjutasin sellest väikese raamatu, aga see on juba teine teema, las see praegu olla. Olgu.
Lähme tagasi Cannes'i juurde, see on parem. Cannes, kus sa oled? Nii, siis nagu ma ütlesin lõpetuseks ambitsioonide teemal, mis on 5. põlvkonna hävitaja ehitamise probleem. Peale tehnoloogilise poole ja varsti teen teile kokkuvõtte, mida 5. põlvkond tähendab, sest võib-olla keegi ei tea seda. See on raha. See on raha, sest 5. põlvkonna hävitaja tegemine maksab tohutult palju. 6. põlvkonna omadest ei hakka rääkimagi, 5. omad maksavad juba palju, nii et see pole kõigile. Aga hea uudis skeptikutele on see, et Indoneesia on juba sõlminud lepingu 48 Cannes'i jaoks. Nii et seda lennukit veel ei eksisteeri, on olemas 3 prototüüpi ja juba on Indoneesiaga sõlmitud leping 48 lennuki jaoks. Kas sa tead, kus mina Cannes'i arengut haistan? Selle kohta, et S400-dega on nad tõenäoliselt teinud palju profileerimist ja seetõttu on nad saanud testida ka materjalide peegeldusvõimet. Sest on huvitav näha, et nemad tahtsid F-35 ja S400 koos kasutada. Et aru saada, minu arvates kulinähtavad olid nende lennukid ja millised olid stealth-lennuki võimed ning need 2 asja omavahel seostada. Sest sul oleks olnud midagi, mida kellelgi teisel maailmas ei ole. Ühel pool on keegi, kellel on üks kuulsamaid kilpe ja teisel pool keegi, kellel on aga kõige kuulsam mõõk. Nii et sa said ise koha peal ka kalibreerida ja näha, millised olid nende 2 asja tugevused. Asi, mille suhtes mul kõige rohkem kahtlusi on, aga ma tean, et sa räägid sellest, on elektroonika. Sest olgu kujundid, lennundus, avionika ja nii edasi, sul on kogemusi, aga oma elektroonika arendamine tundub mulle keeruline. Mina olen seevastu positiivne, olen optimistlik, sest Türgi on saanud palju kogemusi droonidega ja elektroonika osa, võib-olla ei suuda saavutada sama jõudlust nagu F-35 AESA radar, jumal tänatud. Aga mina olen siiski optimistlik, Mirko, sest muude tööalaste põhjuste tõttu olen ma kokku puutunud Türgi tööstustega ja pean ütlema, et olen nendest kogemustest, mis olid uskumatud, lahkunud väga muljet avaldanud. Pealegi ei pea see tingimalt olema parim, piisab, kui see on piisavalt hea. Et Cannes'i äriline eesmärk on F-35-lt veidi turgu ära võtta, olla alternatiiviks F-35-le neile, kes ei saa seda endale lubada, kas rahaliste või poliitiliste põhjuste tõttu. Sest F-35 ei anta kõigile. Sa mainisid enne Saudi Araabiat. Kui kaua on Saudi Araabia juba F-35E küsinud ja neile pole seda kunagi antud? Miks peab Lähis-Idas ainult Iisraelil olema F-35? Kas sulle meeldib see või mitte? Nad on andnud sulle F-15 kõik, mida tahad, aga F-35 mitte. Ja miks siis mingi suvaline Saudi Araabia ei või seda saada? Ma jälgin natuke neid asju, et aru saada, kuhu nad tahavad jõuda. Ma mõtlen, ma nägin S400 ostmist, F-35 blokeerimist. Minu arvates oli see kõik üks suur plaan. Vaatame, kui hästi S400 näeb F-35-teed, saame aru, kuidas see töötab ja nii edasi. Ja siis nägin ka Muradit, sest need on 3 võtmetegurit, et ehitada. Murad on Türgi toodetud ESA radar. Nii et sa teed endale ESA radari. See 400-ga saad vaadata, kuidas tehakse profileerimist ja kui nähtav on lennuk ning siis võtad F-35, eks? Siis pole sugugi kindel, et nad oleksid neid palju võtnud. Minu arvates piisas neile 10, et neid uurida. Nii et nad tegelesid kõigi nende asjadega, mida oleks vaja 5. põlvkonna lennuki tegemiseks. Jah, aga on ka teine võimalus ja ma ei ütle, et sa eksid. Ma lihtsalt pakun sulle alternatiivi. Sest Gabriele Romano, aitäh P21 Raideri kohta, vaata selle kohta on nii vähe infot, et me ei pruugi isegi teada, mitu mootorit sellel on. Ma arvan, et sellel on 2, keegi teine arvab, et sellel on 4. Nii et meil on tõesti nii vähe materjali, Gabriele, et ainult Jumal teab tõde. Minu arvates, kuna me oleme juba suurema osa pommitajatest teinud, teeme nüüd F-117. Oh, vaata! Kui see otseülekanne saab 50 000 vaatamist,
siis teeme F-117. Ta pole sugugi maha kantud, sest tema vaim on elus ja võitleb koos meiega, tegelikult lendab koos meiega. Tervitus ja suudlus. Vahel tuleb ka üks musi täringule. Pean talle vist suurema kinkima, sest varsti viita selle endaga voodisse. Ostaksin sulle 1/16 mudeli. Kas need on sellised? Või siis B1 mõõtkavas 172, see on korralik elukas, sest B1 on suur. Kord tegin B1 mudeli noorena, aga see oli tõeline elukas. Aga lähme tagasi Canni juurde. John, hästi. Nii, muidu me kaldume teemas kõrvale ja ei saa kunagi valmis. Nii et mis oli Canni idee? Cann sündis TFX-ina, programmina 2010. aastal. See Turkish Aerospace Industry'si riiklik projekt ja tollal oli idee asendada üsna võimeka hävitajaga F-16-D ja loomulikult ka F-4-d, mis veel alles olid. Oota, F-35E ja seega oleks F-35 olnud lennuk high-low kombinatsioonis, F-35 high ja Cann TFX tegelikult pidi olema low. Nii et nad ei alustanud mingite eriliste nõudmistega, pigem mõeldi millegi sarnasele nagu Gripen või F-16 Gripenile. Hiljem aga projekt arenes edasi. Praegu on idee, et Cann oleks Türgis töökorras 2039 aastaks, tootmise algus 2028 aastal, mis on mõne arvates üsna optimistlik, sest see on juba homme. Mina seevastu usun endiselt, sest olen parandamatu optimist, seega mul on usku. Kuna me rääkisime, väga hea Mirko, et sa meile selle slaidi näitad, mida tähendab 5. põlvkonna hävitaja. Te teate, et hävitajate põlvkonnad, võtan kiiresti kokku, on mitteametlik jaotus, mis sai alguse, ma arvan, 1980. aastatel. Üks ajakirjanik hakkas reaktiivlennukeid, reaktiivhävitajaid jagama põlvkondadesse vastavalt ajastule ja omadustele, et sellele mingitki mõtet anda. Nii et tema oli esimene. 4. põlvkonna hävitajad F-15, F-16, 4. põlvkond. Euroopa Eurokanardid, seega Rafale, Eurofighter Rafale, aga ka Suhoi Su-30 on 4,5 põlvkonna hävitajad, ehk siis 4. põlvkonna täiustatud versioon. 5. põlvkond on see siin, F-22 alates. F-22, mis on siiski 1980. projekt, F-22, jah, olge tähelepanelikud. Tootmisse läks 1990. lõpus ja 2000. alguses, kui ma õigesti mäletan. Tootmine lõpetati 2011. aastal, kui ma ei eksi. See oli esimene 5. põlvkonna lennuk, sest täiustatud stealth-omadused, supercruise ehk ülehelikiirus ilma järelpõletita, täiustatud sensorid, andmete ühendamine, arenenud avionika ja suurepärane manööverdusvõime. See ongi põhimõtteliselt see, mis eristab 5. põlvkonna hävitaja. Need pole lihtsad eesmärgid, lennukid on väga kallid ja nõutavad tööstuslikud võimekused on üsna kõrged. Ja näitame või järgmist pilti, Mirko, palun. See on eriti huvitav pilt, sest see näitab meile, ma usun, et see oli üks esimesi Canni mootori katsetusi. Selles olukorras on siin F-16 mootorid, eks? Ja, F-102. Nii, kuna sa enne rääkisid ühest üsna ilusast pildist, muide, eriti huvitavast, eks? Kuna sa enne rääkisid S-400-dest, siis ma küsin sult, miks Türgi üldse läks ja võttis endale S-400? Kas selle idee pärast, mis sul oli, või selle pärast, et ameeriklased ei andnud neile patriote? Ameeriklased ei tahtnud Türgile patriote anda. Türgi tahtis neid, Ameerika Ühendriigid ei tahtnud neid anda. Nad tegid igasuguseid trikke. Nad andsid neile vana versiooni, mitte lõplikku. Nii et mingil hetkel hakkasid türklased mujalt otsima. See on ka üks põhjus, miks neile ei antud F-35-sid. Mitte ainult sellepärast, et Türgi sõlmis Venemaaga lepingu S-400 kohta, vaid ka poliitilistel põhjustel. Oli hirm, et F-35-sid võidakse Süürias kasutada kurdide vastu. See hirm oli natuke olemas. Ja ka Iisrael oli siin mängus. Ka Iisrael ja ka Kreeka. Miks mitte Kreeka?
ma ei usu, et Cannes'i idee sündis mõttega. Võtame näiteks S400 ja F35. Ma arvan, et see tuli neil töö käigus. See pidi olema 4. või 4,5 põlvkonna hävitaja, aga siis, kui nad olid juba protsessi sees, hakkasid nad aru saama, okei, me võiksime seda ka teha, meil on vähemalt see osa olemas, ESA radariga tegeleme ja nii edasi. Ma arvan, et selle lennuki idee on nende 10 aasta jooksul muutunud. Järk-järgult olenevalt olukorrast muutsid seda ka sellepärast, et üldine geopoliitiline olukord on muutunud. Nii et see pidi olema üks asi, see areneb, pole isegi kindel, et see, mis nüüd välja tuleb, on lõplik versioon. Võib-olla teiste mootoritega ja nii edasi, nad jätkavad selle idee arendamist. Võib-olla varustatakse see, kuidas seda nimetatakse, lojaalse tiivamehe või muude asjadega valikuna. See on praktiliselt kindel. Aga jõuame ka selleni, sest räägime ka nendest teemadest siin. Just, aga ma arvan, et sul on õigus ka sellepärast, et projekt on arenenud, muutunud raskemaks ja aja jooksul kasvanud, aga ma arvan, et see on õige tõlgendus. See ei saanud enam olla see low osa sellest O-high, low mixist, sest O-high polnud enam olemas, nii et nad ütlesid, olgu, lähme edasi O-high'ga ja võib-olla teeme selle low osa, kes teab, kas droonidega või Eurofighteritega. Enne keegi küsis, miks arendada Cannes'i ja osta Eurofightereid. Kõigepealt sellepärast, et Eurofighter on end tõestanud lennuk. Sa tunned seda hästi, tead, kuidas see töötab, tead, mis kala see on, tead, mida see teeb ja mida mitte ning viimased versioonid on ka üsna mitmeotstarbelised. Ja sa oled selle võtnud ning paned selle endale sinna. Siis samal ajal lased Cannes'il küpseda ja Cannes muutub nähtamatumaks, muutub rohkem speldiks, täidab muid funktsioone. See pole isegi vale mõte ja võib-olla on ka tagamõte, et see projekt võib läbi kukkuda. Miks mitte? Seda ma ei saa tõestada, aga võib-olla tagamõte, et Cannes'il võivad tekkida probleemid. Ja siis tubli Luts ja Ludo, onu Ludo, ma võtsin seda iseenesest mõistetavana. Low mix on vana kontseptsioon, mis tuli taas moodi Ukraina sõjaga. See tähendab, et on olemas kõrge tasemega, suure võimekusega vahendid, mis on segatud high-low mix teiste relvasüsteemidega. Mitte madala tasemega, vaid veidi madalama tasemega. Nii on sul olemas ja muide, see on üks neist mõistetest, mille mina ja Mirko oleme välja toonud ja korduvalt maininud sellest ajast peale, kui me teineteist tunneme, arvan alates 23 aasta lõpust. Ja me hakkasime kohe rääkima sellest high-low mixist, sest see on täna jälle moes ja sellest räägitakse väga palju. Keegi ütleb Typhoon low lennunduses, jah, low võrreldes 5. põlvkonnaga. Maapealses keskkonnas tähendab low vana Gepardi taaskasutamist õhutõrjes droonide vastu, selle asemel, et kasutada näiteks Patriotte. Või muid süsteeme, mis lähevad kalliks kas või ühe allatulistamise hinna mõttes. See high-low teema tuli tõesti üles, nagu Leonardo ütles, just Ukraina kogemuse põhjal. Mis mõttes? Saadi aru, et 2 enam-vähem võrdset armeed lagunevad laiali. Hõõrdumise tase on nii kõrge, et jõutakse tagasi veidi lihtsamate relvasüsteemide juurde, mida massiarmee saab kohe kasutada. Nüüd lennunduses on raske rääkida madalast tasemest. See on alati suhteline, sõltub sellest, mis on kõrge. Aga välja arvatud need, kes on šokeeritud, ma saan sellest aru. Aga arvesta, et Ameerika Ühendriikides peetakse F-15EX-i madalaks. Samas kui kõrge osa on F-35. Poisid, andke mulle see F-15EX. Kõik Hornetid. Kõik superhornetid, jah. Võtke arvesse, et low on need, kes veavad palju varustust. Need on nagu muulad. High on F-35 ja F-22. Aga mis vahe on? High lennukeid toodetakse vähe, sest need on väga kallid, väljaõpe on pikk, hooldus on keeruline ja lennuki saadavus on madal, sest neil on vaja näiteks radari katte või radarit neelava väliskihi hooldust. Low puhul nii-öelda. Muidu solvub Typhoon, solvub F-15 ja neid on õigus, sest need on rohkem saadaval, neid toodetakse rohkem ja need maksavad vähem. Kuigi jumal hoidku F-15-X maksab hingehinda, Typhoon maksab vist üle 110 miljoni tüki kohta.
aga siiski on see vähem õrn toode. Ka sümboolses mõttes. Mida tähendab kaotada üks F-35? Oh jumal. Mida me siis eelistame kaotada? 2 või 3 F-15 on väiksem sümboolne väärtus. Poissid, näed, et siin läheb jutt väga laiaks. Me võiksime seda teemat pikalt arutada ja uuesti arutada ning meile meeldiks seda teha, aga kahjuks pean tagasi tulema ja rääkima kanist. Ka sellepärast, et ma olen kindel, et meil tuleb palju vaatamisi Türgist, nii et proovime jääda teemale. Teema juurde. Okei, nii et kas me peaksime nüüd jõudma selleni, sellise platvormi arendamine on Ankeri jaoks väga oluline. Jah, tegelikult ostetakse Eurofighterit 4456 ühikut. Niisiis, mis on siis tegelik lõplik tulemus, põhijäreldus? Türgi lennuvägi liigub moderniseerimise tasemel tõesti muljetavaldavalt edasi. See liigub äärmiselt hea kvaliteedi suunas. Okei, lähme edasi. Palun, Mirko, näita meile natuke pilte. Nii, kuna ma enne mainisin seda mõõtmete teemat. Nagu te teate, mulle ei meeldi lihtsalt numbreid loopida ega tabeleid näidata, sest see pole lõbus. On palju lõbusam teha seda mõõtmete võrdlust mastaabis. Muidugi võib mõni millimeeter erineda, aga F-22 on ikka päris suur lennuk. See on veel suurem, tõesti suur. Siin oleme Su-57 ja J-20 mõõtmete juures. Ma arvan, et see on ka sellepärast, et kasutati F-16 mootoreid, need pole eriti väikesed. Mitte ainult. Suur lennuk võimaldab rohkem kütust, seega suuremat lennuulatust, samuti suuremaid relvaruume. Ja lisaks rohkem relvaruume, sest kus peavad türklased ikkagi tegutsema? Umbes nende territooriumi ümbruses. Nii et ma ei usu, et neil oleks vaja tegutseda tuhandete kilomeetrite kaugusel. Kui sa juba tegutsed 1000 kilomeetri kaugusel, jõuad sa igale poole. Iisrael, sa jõuad Teherani, jõuad rahulikult Aserbaidžaani. Ütle seda Indoneesiale. Maailma suurim arhipelaag, kus on üle 1000 saare, vajab kindlasti 2-mootorilist lennukit suure lennukaugusega. Aga võib-olla saad valida. Tead, ma usun ka asjade modulaarusesse. Näiteks, et oleksid lastiruumid, ma lugesin. Ma ei tea, sest ma ei ole kogu sinu dokumenti läbi lugenud, aga ma lugesin hiljuti, et mõeldi relvaruumidele, kuhu saaks vajadusel kinnitada ka relvi või paake. Ehk siis saad neid kasutada kas lisapaagina või täiendava relva lastiruumi. Selline modulaarne lahendus. Selle asemel, et oleks väline paak, oleks sisemine paak mõne relva asemel. Muidugi. Ja sul on suurem lennuulatus, aga vähem relvi. Jah, sobib väga hästi. Ilma, et see mõjutaks radarmärgatavust. Täpselt nii, sest üks 5. põlvkonna hävitajate tähtsamaid omadusi on see, et kõik hoitakse sees, relvi hoitakse kere sees. Lõuna-Korea KF-21 Sporame, millest meie rääkisime minu arvates esimestena Itaalias ja ühtedena esimestest maailmas sellel kanalil paar aastat tagasi. Minge vaadake see otseülekanne uuesti üle. Miks see ei ole 5. põlvkonna hävitaja? Sellest saab 5. põlvkonna hävitaja. Aga praegu on see 4,5 põlvkonna hävitaja. Sest selle relva lahtrid ei ole veel valmis. Ta kannab relvi väljas. Ja see ei tee sellest 5. põlvkonna hävitajat. Nii nagu tavaliselt mõistetakse. Ma mäletan, et 5. põlvkonna hävitaja puhul ei ole lihtsalt mingit kontrollnimekirja asjadest. Selles on ka palju turundust. See 5. põlvkonna, 6. põlvkonna, 4. põlvkonna või 4,5 põlvkonna hävitaja mõiste on kasulik ka kommunikatsiooni tasandil. See aitab kohe aru saada, millest me räägime. Aga ärme võta kõiki neid, mulle ei tundu, et F-35 oleks superkruisi võimet. Mulle tundub, et ei ole. Ometi näitame järgmist pilti. Näed, ma sain aru, et ma mõistsin 4K-d. Tervitused Kirde poolt. Nii, jätkame veel võrdlustega, suurust kõrvale jättes. Sest oluline pole see, kui suur sa oled, vaid kuidas sa seda kasutad. Vaadake F-22 ja kani kujusid. On teatud sarnasus.
kõik muudkui ütlevad, et kõik on nagu F-35, kõik pidid olema F-35-ga ühte nägu, tegelikult mitte. Sellel juhul on kann väga sarnane F-22-le. KF-21 Boramäe on nagu veidi kitsam, F-22 disain on selline. Aga miks? Sest on olemas terve rida reegleid, mida pead järgima, kui tahad vähendada oma radari jälgi, oma RCS-i, oma radari ristlõiget. Tubli Winter. aga vaatama mootorite vahemaad. Nii suurendad sa oma nähtavust märgatavalt. Niisiis, sinu mootorite vahemaa on erinevate toodete puhul muutunud. Mootorite vahe olemasolu võimaldab sul paigutada asju mootorite vahele. See võimaldab sul ka oma kere laiendada. See võimaldab ka rohkem tõstejõudu tekitada, sest meenutagem, et tiiva ja kere üleminek tekitab lõpuks tõstejõudu. Ja, sobib. Aga ma juhin siiski tähelepanu sellele mootorite vahemaa kontseptsioonile siin praegu Valge räägib, nagu ütles Funari, aga ka tema, ka Su-27, ka Su-57 on see mootorite vahemaa olemas. Näete, see on ainus viis, mis mulle pähe tuleb, et Valge ei saaks tulistada, kas näete? Aga milleks seda vaja oli? See oli vaja tõstejõu tekitamiseks. See oli vajalik tõstejõu tekitamiseks ja ruumi tunneli loomiseks mootorite vahele, kuhu saab relvi paigutada. Aerodünaamiliselt väga tõhus lahendus. Nii tõhus, et seda 1960-ndate, isegi 1970-ndate lahendust kasutatakse tänapäevalgi. Olgu. Lähme edasi ja näitame pilte, minu nägu polegi nii tähtis. Siin on veel üks suuruse võrdlus. Nagu näete, TFX Scan kuulub samasse suuruse kategooriasse nagu rasked hävitajad F-22, Su-57 ja Hiina J-20. Liigu julgelt J-20 juurde, me unustame selle alati ära, aga J-20-sid on juba üle 300. Ja ma lugesin, et plaanis on toota 1000 J-20. Jumal küll, need toodavad nagu hullud. Lasku julgelt alla, nii saavad meie jälgijad paremini aru. Vaadake hoopis võrdlust F-22 ja kann keskel, F-16 ja F-35 külgedel. Kas te saate aru? See tähendab, et F-16 tiib on sama suur kui TFX-i kõrgustüür ehk TFX-i känni horisontaalne sabaplaan. Kas te saate aru? Näete, see on pilk, mille ma teile sinna panin lihtsalt selleks, et te mõistaksite, kui suur see asi on. Kui te olete oma elus näinud F-16 või F-35, siis F-35, millel on see suur kere, tundub suur, aga tegelikult on ta väike. Ta on natuke pikem kui F-16. Kas sa said selle toreda mudelite asja kätte? Mina olen MiG-29 Fulcrumi austaja. Kui ma panin selle kõrvale Su-27 või Flankeri, siis mul on Su-33 ja sa mõtled, issand, kui väike see oli. MiG-29 võrreldes on see praktiliselt poole väiksem. Aga ka F-14 on tõeline kolakaseks lennukite seas. Siin mul on Rafale, mul on Typhoon, need on peaaegu poole väiksemad kui F-14. F-14 oli ajaloo kõige suurem lennukikandjale paigutatud lennuk. See on hiiglaslik, tõesti hiiglaslik, sest tal pidi olema väga suur lennuulatus. No olgu, nüüd siis ei saa öelda, et F-18 oleks läike. Super Hornet ei ole väike. See on korralik suur lennuk, sest kunagi oli ta pisike. F-18 A, B, C, D, siis tehti Super Hornet. Nad suurendasid F-18 suurust 10% võrra ja lahendasid sellega probleemi. Nad tegid selle kiiresti valmis. Jah, kurat, lennukikandjal on nad tõesti ilusad, suured ja ka rasked, sest F-18 on ilus, aga ülekaalus. Kuna see lennuk on üsna raske, peab ta olema tugev maandumiste jaoks ja nii edasi. Tegelikult, mis on USA mereväe tööloom? See on F-18, mis lendab kogu aeg. Sellel on äärmiselt kõrge töökindlus ja saadavus. Olgu, liigume piltidega edasi, sest pärast seda panin teile just ühe ülekatte ja MiG-31 on tõeline elajas. Olgu, siin ma panin teile selle, see on ka naljakas. Miks?
numbrid on igavad, pildid on natuke lõbusamad, mina olen igavam kui numbrid, ma tean, vabandust. SAN, mis on see sinine kujutis F22 peal, on tõesti pikem, näete, kuidas kere on pikem. Tahan ka märkida, et F22 ei hiilga just suure lennukaugusega, see on F22 nõrk koht. Tal on lühikesed jalad. Ja see on nii tõsi, et viimases uuenduses, mida nad talle teevad, pannakse talle stealth-tüüpi tiivaalused kütusepaagid, sest neil on vaja lennukaugust suurendada. Sa näed seda sinist tooni koos selle sabakesega seal, see meenutab mulle, mis see on. Su-35 on natuke nagu kõik Vene suuhoid. Ka Su-57 on see nõel, see Ogariba mootorite vahel, mis kannab radarit. Elektroonilise vastumeetme süsteemid. Canni puhul ka pidurdusvari. Pole veel selge, mis täpselt selles saba otsas või mootorite vahelises ruumis asub. Mootoritest räägime hiljem, sest sellest on palju rääkida. Kes siin kolmandast jalast räägib? Okei. Läheme edasi, näitame ka külje pealt seda kontseptsiooni. Kas saite aru, ma panin teile lõpuks, kui rääkida võrdlustest, siis ma ei tüüta teid enam võrdlustega. Siis zoomime natuke välja. Siin on meil 3 lennuki kolmik. KF-21 Lõuna-Korea Borame. Ma mainin seda, sest see pole eriti tuntud. Minge vaadake seda otseülekannet uuesti, see on seda väärt. Vabandust, paremal on F-22 ja taga on TFX. Suured lennukikered, poisid, sest pealtvaadet kõrvale jättes näete ka eestvaates, kui muljet avaldav see lennuk on. Ilus, suur, mitte et see midagi muudaks. Miks on telikud nii pikad? Miks on see teistest nii kõrgel? See on hea küsimus. Tõenäoliselt selleks, et koormust paremini summutada. Feel. Hüdrauliline jõud ka kaalu haldamiseks. Seega, kui see oleks väga raske, näeksime 2 rattaga esitelikut. Siin me seda ei näe, seega ütleksin, et see ei ole kaaluprobleem. See võib olla prototüüpide valik ja siis need, mis on lõplikus konfiguratsioonis. Ka rataste suurus. Jah, need on kindlasti väga suured, aga kaal mängib rolli, kuid tuletame meelde, et räägime ikkagi prototüüpidest. On väga lihtne vahetada telikuid, väga lihtne vahetada mehaanikat, rattaid, kõike. Seega selle detaili osas jätan endale õiguse öelda, et ootame seeria tootmist, sest me ei tea veel, on liiga vara seda öelda. Ühe asja pean ütlema, mida suurem on lennuk, seda raskem on seda varjata. Mitte ainult silmale, vaid ka radaritele. Seega ei pruugi suur lennuk, tegelikult võib suur lennuk olla raskemini märkamatuks jääda. Mind huvitab pigem teile näidata geomeetrit. Vaadake, kui sarnased need 3 lennukit on. Ma arvan, et ka vertikaalsete stabilisaatorite kalle on selline. Siin on tehtud väga põhjalik uuring. Jätame õhuvõtu avade geomeetria kõrvale, aga need on täiesti sarnased, liigutakse alati samade lahenduste poole, need on nüüdseks disaini lahendused. Märkus, ärge karjuge plagiaadi või skandaali pärast, see on normaalne. Me räägime siin täisnurkade ja teravnurkade eemaldamisest ning mootorite varjamisest. Näete, et kui te vaatate õhuvõtu avadesse, siis näete valget alad, ei näe kompressori labasid. Sest kompressori labad peegeldavad väga palju. Raadiolained varjastatakse siis spiraalsete torude, S-kujuliste torude abil. See on lahendus, mis on nüüdseks muutunud väga tavaliseks, kaldus vertikaalsed sabad. Ja üldiselt püütakse kõik peamised peegeldusjooned joondada vaid mõne kindla nurga alla. Näete, kuidas neid lahendusi on rakendatud. Kõik relvad on sisemistes relvaruumidest, ei näe ühtegi relva tiibade all rippumas. Siis muidugi kaetakse see kõik radarilaineid neelava materjaliga, mis teeb suure osa tööst RCS-i vähendamisel. See oli selleks, et mõista, millest me räägime. Ja milline roll saab olema Cannil operatiivtasandil?
Algselt on tegemist õhuülekaalu lennukiga, mis areneb aeglaselt, mitte kohe mitmeotstarbeliseks, vaid aegamisi omandab õhkmaa raketid ja pommid. Alustame õhk-õhk relvastusest ja siis areneme edasi esimese tasemeni. Keegi rääkis, mis sa arvad, nad arendavad sellest erinevaid versioone, sest praegu on suundumus teha relvasüsteem ja siis kohandada see mereväe versiooniks. Mitmeotstarbelises versioonis mitte. Sellest kanist toodetakse erinevaid plokke. Esialgu on need mõeldud õhkülesannetele. Hilisemalt plokid saavad aga uusi relvi juurde. Aga mitmeotstarbelisus on juba ette nähtud ja kui oled mitmeotstarbeline, siis oledki mitmeotstarbeline. Teed kõike, teed laevatõrjet, teed kõike. Radarilaineid neelevad materjalid on tõesti materjalid, poisid. Need on väga hästi hoitud tööstussaladused üldises mõttes. Need on materjalid, mis kui neid tabavad raadiolained, neelavad need endasse, hajutades nende energia enda sees sageli soojusena. Seetõttu on mõnikord olemas ka jahutussüsteemid. Ja sel viisil välditakse seda, et raadiolaine peegelduks tagasi saatja poole. See ongi radari töö põhimõte. Miks neil on sellised kujundid? Sellepärast, et raadiolaine ei tohiks tagasi jõuda radari juurde, mis selle välja saatis. Mul on selle kohta ideaalne näide, see on nagu lunepurgi sfäär. Tähendab, et kasutatakse materjali, mis praktiliselt püüab radari signaali enda sisse kinni ja paneb selle peegelduma mitte allika poole, vaid teiste asjade suunas. Mõned sfäärid paigaldati mõnedele droonidele, ma arvan, et katseperioodil Ukrainas, just selleks, et vähendada nende radari jälge. Kujutage ette, issand, mida ma võiksin näiteks tuua. Just, see on kontseptsioon, mida on kõigil lihtne mõista. Kas te teate neid heli neelavaid paneele? Need suured kolmnurksed, mis kinnitatakse seintele, kiiludega, mis aitavad heli hajutada. Kontseptsioon laias laastus ongi see, just see ongi. Teie loomulikult, kui soovitu täpsemalt teavet, siis ma peatun siin. Sest pealegi ei ole ma ka materjalide keemias eriti tugev, aga siin on inseneri teadmisi, mida mul polegi mõtet omandada. Siis, poisid, tuleb veel üks asi ära öelda. Kõik need stealth-tehnoloogiad, mis täna nii moes on, võivad sattuda ohtu kvantaradarite tõttu, mis võivad muuta kõik stealth-tehnoloogiad mõttetuks. Pärast seda läheb asi keerulisemaks, sest mängu tuleb kvantpõimumine. Ma ei oska seda teile arusaadavalt seletada, sest ma ei saa sellest isegi ise päris hästi aru. Aga kõik need stealth-tehnoloogiad töötavad seni, kuni tulevad kvantaradarid. Ja tundub, et Hiina on selles valdkonnas väga kaugele jõudnud. Okei, enne rääkis keegi droonidega. Palun, Mirko, mine leheküljele 22, et näidata, millega ta peaks töötama. Ikan. Nii et me räägime niinimetatud muntist, mehitatud ja mehitamata koostööst. Ehk siis segakoosseisus lennukitest, kus võib-olla üks on piloodiga ja teda saadavad UKV-id, lahingudroonid, mehitamata lahingulennukid. 3 kandidaati on meil Anka 3, see ühe mootoriga lendav tiib. Praegu on see Kisilelma, mis on Nomachos. Ütlesin õigesti, see on see asi siin. Muide, Kisilelmal on rekord, sest see oli maailma esimene lahingudroon, mis tulistas pika maa õhkraketi reaktiivlennuki pihta. Mõni kuu tagasi. Mulle tundub, et see oli 2025 aasta lõpus. Seega on ettekujutatav, et känni segakoosseisus kasutatakse Kisilelmat lahingelemendina. See on üsna väle õhusõiduk, vaadake, selle all on rakett, aga antud juhul on see pomm. Sest see on ikkagi droon, mis suudab täita erinevaid ülesandeid, nagu enamik droone. Sa varustad selle ja saadad midagi tegema. Kisilelma on tõenäoliselt segakoosseisu hävitaja,
see on kiire ja väle õhusõiduk. Samal ajal tundub, et Anka 3, see mida te varem nägite ja mis on lendava Dorito kujuga, on rohkem pühendatud luurele. Näete näiteks õhuvõtuava ülaosas. See viitab sellele, et tegemist on suure tõukejõuga lennukiga, millel on madal radari tuvastus ning me võime eeldada, et see on mõeldud kõrgelennuliseks läbimiseks, luureks ja sarnasteks ülesanneteks. Sest manööverdusvõimelises õhuvõitluses ei ole selja peal asuv õhuvõtuava just parim lahendus. Tegelikult pole seda kellelgi. Hiinlased pakuvad näiteks GJ-11, kui ma õigesti mäletan, millel on sarnane konfiguratsioon. Ma non è assolutamente un velivolo intero. Manöövrite, õhuvõitluse, liikuvuse ja sõdade jaoks. Eks näis. Fakt on see, et ka Türgis on MUMTi kontseptsioon omaks võetud, et ühendada mehitamata lahingudroonide ja mehitatud lennuki eripärad. Itaalia-Prantsuse neurooni koopia, ütleb keegi, jah. See on väga sarnane, aga see pole ainus. Neuron c'è Hiina, aga neid on palju, midagi on ka Ameerika Ühendriikides, et on taas aerodünaamilised lahendused, väga sarnased, sest need töötavad hästi. Ma tean, see tundub, kõik on väga kurb, kõik on väga ühesugune. On läbi saanud 2., 3., 4. põlvkonna hävitajate ajastu, kus kõik olid erinevad ja lahendused olid erinevad. Tänapäeva maailmas, kui tahad olla radarile raskesti avastatav, pead järgima üsna täpseid reegleid. Ja sellest ei pääse, midagi pole teha. Aga ka tankide puhul on areng olnud enam-vähem samasugune. Varem või hiljem jõuavad kõik sama lõpliku lahenduseni. Sellest eriti ei pääse. Peab lihtsalt nii olema. Kõigil on kaldussoomus. Kõigil on enam-vähem termiline öövaatlus. Mõnel on mõni variant rakettide laskmise võimalusega. Kõigil on komposiitsoomus. On ka mõningaid uuendusi. Näiteks venelastel on see meeskonnakapsli lahendus. Mis puudutab T-14 Armata tanki, siis kõik lääne tankid on sellest erinevad. Meil on laskemoon taga koos blowout paneeliga. Lõpuks muutub midagi, aga kui vaadata lõpuks, siis visuaalselt ei ole Abrams nii erinev Leopard 2-ist. Võib-olla on iisraelased rohkem eristunud, sest neil on linnavähingute vajadused, mis on pannud neid arendama kõiki asju spetsiaalselt. Jalaväe jaoks paigaldatud miinipildujad, jalaväe vedamise võimekus ja nii edasi. Seega on normaalne, et jõutakse enam-vähem samade lahendusteni ning mõõtmed ja kaliiber on enam-vähem samad. Lennukite puhul on sama lugu. See on meie jaoks, kellele lennukid meeldivad, natuke kurb. Mirko selja taga on A10, millel on maailmas ainulaadne disain. Midagi sellist, ütleksin, me enam ei näe. Muide, me tegime ka otseülekande A10 teemal, kus arutasime tuleviku fantaasia versioone. Kui teil on huvi, siis vaadake ka otseülekannet kõige kummalisematest tuntud lennukite versioonidest. See on eriti lõbus. Ta ütleb ka natuke erilisi asju. Ja küll relvastusest rääkides, millist relvastust kannab kann? Siis võime mõelda kõigi Ameerika relvade, Euroopa Meteori, aga ka ja eriti rõõmuga Türgis toodetud relvastuse integreerimisele. Esiteks lühimaa IR juhitav rakett, mis on võrdne AIM-9 Sidewinderi või Vene R-27-ga. Seega Bostogan, mis kannab seda nime. Näita palun allolevat pilti, Mirko, sest need raketid ei ole eriti tuntud. Aga need kõik on üsna sarnased. Bostogan on see allpool ja see on Sidewinderi, Asrami ja Iris-T ekvivalent. Et oleks selge, tegemist on siis lühimaa raketiga. Ka raketid on kõik üsna sarnased. Ja tal on kindlasti ka suunatavad tüüsid. Sest tänapäeva kaasaegne rakett ongi selline. Ja siis Göktogan, mis on selle olukorra amraam või õigemini pigem olukorra amraam, sest Meteoril on ramjet mootor. Nii et Bostogan ja Göktogan tervitused ikka Põhja-Idasse, sest siin ja ka siin on palju kann Bostoganit.
ja need on Türgis valmistatud relvad, millega lennukid kindlasti pakutakse. See on üks neist. Kõktogan kuulutati välja Kiliselma poolt ja see tabas õhusihtmärki. Seega suur tehnoloogiline saavutus. On veel üks pilt, kus need on juba näiteks F-16-tel integreeritud. Tegu on vähe tuntud rakettidega. Seetõttu panin teile paar pilti juurde, et teaksite, millega on tegemist. Sisemine relvastus. 30 mm DEFA kahur, seega Prantsuse päritolu, samuti Kaani jaoks. Sest seal on kahur. Nad ei mõelnudki hetkekski, et kahurit mitte panna, sest seda on vaja. Nüüdseks on selge, et seda on vaja. Sellest ei saa enam loobuda. See on oluline valik. On huvitav, et nad ei kasutanud F-16 20 mm vulkaanit. On huvitav, et nad ei kasutanud Typhooni 27 mm Rheinmetall PK27. Nad panid sinna teise kahuri 30 mm DEFA. Ma ei saanud sellest aru, sest siin on kaks erinevat mõtteviisi, mis puudutab kahurit. On neid, kes tahavad tohutut tulejõudu, aga lühikese aja jooksul, ütleme nagu Grilletto. Ja on neid, kes eelistavad aeglasemat tulejõudu, et oleks rohkem võimalusi. Ütleme, et tulistada suuremate kaliibritega, sest isegi kui neid on vähe, võivad tabavad lasud ikkagi olla surmavad. On neid, kes tahavad vulkaanitüüpi tulejõudu ja on neid, kes tahavad midagi muud. Tahab kahurilasku, kus mul on aga rohkem aega ka sihtmärdi ette sihtimiseks. Aga loomulikult on tulejõudu vähem, seega pean kaliibrit suurendama. Suund 30 mm, 40 mm, 47 mm poole. See oli väga nõukogulik lähenemine. Kui sa mäletad, siis relvastus algas juba vanadest MiG-15-st. Neil oli 37 mm ja 23 mm. Kui 20 ja 27, siis neil oli seal all tõesti käsikahur väga väheste laskudega. Samas Ameerika suundumus tol ajal oli kasutada Browninguid. Kui vaadata Saberit, siis sellel olid 6 12,7L Browningut. Mitu oli Saberil? 6, kui ma ei eksi. Siis 6 või 8. Tulistas tihedal. See kattis kõik ära. Aga see ongi Ameerika idee. Vaadake üle see otseülekanne A10-st, kus räägime kahurist, kui palju see tulistab, kui ebatäpseks see on meelega tehtud selles A10 otseülekandes. Me puudutasime seda olulist punkti kahuri kohta. Umbes haju misala, mida katta. Ja siis, kuna see oli kasutatud tahtlikult. Külastamine, ma pean siin asjadega üle ujutama, siis ma taban midagi. See on nende mõtteviis. Enne kui edasi liigume, pean ma tänama tänase õhtu sponsorit, loomulikult Incogni. Ma kujutan ette, et teiegi, nagu minagi, saate iga päev e-kirju, pakkumisi, neetud robotkõnesid, väga tüütuid. Täna sain ma neid 2. Ja te olete segaduses, kuidas ja miks nad teid oma nimekirja on pannud. Ja teadke, et iga kord, kui registreerute mõnel veebilehel ja teenus on tasuta, tähendab see, et tooteks olete teie ise. Mida siis Incogni teeb? Incogni on põhimõtteliselt teenus, mis tegeleb teie isikuandmete eemaldamisega erinevate andmevahendajate veebilehtedelt. Mis on selle eesmärk? Vähendada veebis ringlevate andmete hulka. See aitab mitte ainult vältida teie andmete edasimüüki turunduslikel eesmärkidel, vaid ka vähendada e-posti rämpsposti, soovimatuid kõnesid ja nii edasi. Vähem andmeid internetis tähendab tegelikult väiksemaid võimalusi profiilide koostamiseks, aga ka sihitud rünnakute, näiteks õgitsuse riski vähenemist. Incogni erinevalt andmetest ei müü teie andmeid. Tõsi, natuke tuleb maksta, aga kui kasutate minu sooduskoodi, saate 60% soodustust. Lingid leiate kirjeldusest, vestlusest, esile tõstetud kommentaarist ja lisaks toetate ka kanalit. Nii et pidage meeles, kui teid ei leita, ei saa teid ka tülitada. Seega on Incogni lahendus nii teie kui ka minu probleemidele. Mina kasutan seda, olen rahul, $5-6 või eurot kuus, midagi sellist.
Kui tahate aastaplaani võtta, siis on veelgi odavam, kuna te küsite. Mina isiklikult kasutan seda, olen lisanud oma telefoninumbri, oma naise numbri, e-posti aadressid ja pean ütlema, et elu on palju parem. See on üks neist teenustest, mida pean väga-väga kasulikuks, et kõnekeskused ei saaks sind tüütada. Muidugi. Daria Di Francesco küsib, kui palju see maksab. Küsimus pole selles, kui palju see maksab, vaid kui palju see väärt on. See pole hinna, vaid väärtuse küsimus. Ja väärtus on äärmiselt kõrge, ületades selle hinna. Kui palju aega see sul säästab? Kui palju väärtust sa annad? Ma peaksin selle uuesti üle vaatama. Kui palju väärtust sa annad oma ajale? Mina annan sellele palju väärtust ja seetõttu eelistan saada 10 kõnet vähem, kui hoida endale 6 eurot. Et sind ei segata, sind ei katkestata, kui sa midagi teed. See on hindamatu, see on hindamatu. Aga tegelikult on see väärtuse, mitte hinna küsimus. Sa elad ka ilma nende 50 eurota, aga elad paremini. Olgu, siis läheme tagasi Canni juurde. Enne rääkis Mirko elektroonikast. Elektroonikat, seda on sellel lennukil tohutult palju ja teisiti ei saagi olla, sest 5. põlvkonna hävitaja on lendav arvuti. Näiteks. Meil on AESA radar ehk elektroonilise skaneerimisega radar, mille on tootnud Ascensan. Seega on see Türgi päritolu. Selle nimi on Murad 600. Ja radaril on õhk ja õhk-maa võimekus. See suudab kaardistada maastikku, teha elektroonilist sõjapidamist. Lisaks on olemas passiivne süsteem. Siin on taas F-35 olnud suureks eeskujuks. Meil on infrapuna otsingu ja jälgimise süsteem ehk siis infrapuna süsteem sihtmärkide otsimiseks ja lukustamiseks. Täiesti passiivne. See puudub F-22. Meie eurooplasega oleme sellesse alati uskunud, venelased samuti. Ameeriklased ei uskunud sellesse, nemad avastasid selle hiljem uuesti. Loomulikult on olemas radarhoiatus vastuvõtja, mis on kõik integreeritud enesekaitsesüsteemi komplekti. Radarhoiatus vastuvõtjad on lihtsalt antennid, mis võtavad vastu radari signaale ja annavad piloodile hoiatusi vastavalt sellele, mida nad tuvastavad. Seega suudavad need passiivselt tuvastada radari signaali. Ma ei ütle midagi uut, need on olemas olnud juba 50 aastat. Aga mis puudutab piloodi vaatevälja, kiivrit ja nähtavust? Sellist vaadet nagu F-35 360 kraadist vaadet, ma ei ole kindel, et sellel olemas on. Kindlasti on sellel olemas rakettide tuvastamise süsteem, midagi EOTS-i sarnast, seega elektrooptiline sihtimissüsteem ja ka hoiatussüsteem. Need kuulikesed, mida me all näeme. Nii, need kuulikesed võivad olla IRCAM-id näiteks, nagu SU-57L. Need on laserid, need on suunatud vastumeetmed, tavaliselt laseritega, kui ma õigesti mäletan, mis sihivad infrapuna otsinguga rakettide otsingupäid. Seega need aitavad teoreetiliselt väga hästi segada ja eksitada juhitavate rakettide otsingupäid. See on asi, mida F-22 ei ole. Mõnel kopteril, näiteks Phoenixil, on TIRC-M, mida on temal ka Cannil on see olemas. Ja see on üks kuulike. Siis on veel teised kuulikesed, mis on andurid, mis püüavad tuvastada läheneva raketi infrapuna jälge. Sest infrapuna juhitav rakett, maa-õhk infrapuna, on passiivne. See ei ole radar juhitav rakett, mis saadab välja radari signaale. See on passiivne. Ja kuidas ma siis seda näen? Mul peavad olema andurid, mis tuvastavad selle konkreetse infrapuna jälje kui minu poole suunatud raketi. Ja see ongi süsteem, mis võib-olla ei töötanud korralikult väidetava võimaliku kahjustuse puhul efekti tõttu. Sa mõtled seda F-35. Sest 15. efekt mina. Ma ei kasutanud midagi veel rumalamat, midagi soojusotsinguga. Või maa-õhk rakettloitering funktsiooniga, millel on turboreaktiivmootor, mitte rakettmootor. Turboreaktiivmootor, mis tekitab suhteliselt jaheda joa ning seetõttu ei tuvastata seda pardasüsteemi poolt ohuna. Need on kõik teooriad, poisid. Ja mul on teooriad palju. Ja see on minu Iraani teooria Iraani jaoks. Maa-õhk rakett, mis pärast raketiga startimist liigub edasi ja tiirutab teatud piirkonnas, nagu hübriidrooniga, otsides õhu sihtmärki, väikese reaktiivmootori jõud.
väga raske avastada, aga see on minu isiklik teooria. Loomulikult kasutatakse palju tehisintellekti, et hallata nii neid ohte, otsese vastutegevuse ja vastumeetmete tasandil, aga ka filtreerimisel. Et esitada piloodile olukorra pilt, mis oleks puhas, selge ja prioriteetide järgi piloodile esitatud. See kuulus situatsiooni teadlikkus, mis peab piloodil olema võimalikult kõrge. Kas nad ei kasuta seda ka ainult tehisintellektiga? Väga palju. Tehisintellekt ütleb, poiss. Seda ma pole veel näinud, et keegi ütleks, jah, see on lennuk, aga ilma piloodita. See tähendab, et juba algusest peale mõeldud olema 100% tehisintellekti juhitav. Noh, see on natuke vara. Praegu nii palju, kui mina tean, aga olen valmis ümber lükatud saama ja oleksin selle üle isegi rõõmus, ei ole tehisintellekt veel suuteline kõike ise haldama, kuid see liigub suurte sammudega sellele lähemale. Ameerika Ühendriikides on meil juba F-16 hävitajad, mis suudavad õhulahinguid pidada ja keerukaid operatsioone iseseisvalt läbi viia. Kõigest hoolimata öeldakse, et tehisintellekt ei tohiks pilooti asendada, vaid teda toetada. Siiani näeme 20-10 aasta pärast, kuidas asjad lähevad. Praegu öeldakse mulle, et tehisintellekt ei suuda veel kõike teha, kuid suund on juba paigas. Räägime sellest sellel kanalil aastal 2024, kui räägime esimestest U-kavidest. Ja juba tol ajal tundub mulle, et aastal 2024 tehisintellekt piloodi vastu võitis alati tehisintellekt. Ka sellepärast, et see suudab rahulikult manööverdada 9G juures. Teine läheb lihtsalt ülekoormusse. Tal võib olla kogu tehisintellekti abi, aga kui sinu pilooti pole, siis mina olen teinud tehisintellekti, mis suudab hinnata, milliseid manöövreid teine teeb ja aru saada, et seal on inimene. Ja siis panna ta tegema manöövreid, mida ta ei suuda taluda. Väga hea, sobib. Ja õigesti märkan siin kommentaarides Diego Barbaresco üks võib-olla. Ma eksin, aga ma olin kindel, et lugesin kuskilt, et F-47 võiks olla valikuliselt mehitatud. Valikuliselt mehitatud, õige. Aga ka Su-57 samuti, Su-75, mis on Su-57 noorem vend, ühe mootoriga, mis on mõeldud ekspordiks ja mis näib olevat prototüübi faasis. Samuti Tempest, GCAP, Global Combat Air Program, kus osalevad Ühendkuningriik, Itaalia ja Jaapan koos. Lisaks veel mõned teised, kes võib-olla liituvad. Tundub, et ka sellest võib tulla mehitamata versioon. Kõigi eelistega, mida see endaga kaasa toob, eriti kui tulevikus on olemas tõeliselt võimekas tehisintellekt, mis suudab kõike teha. See on küll natuke vara, aga suund on selline. Ja meie ütleme seda juba 2024. aastast. Mitte sellepärast, et me oleksime selgelt nägijad, vaid sellepärast, et me uurime asju. Olgu, programmi olukord. Esimene prototüüp, mida nimetati CAN B0X, lendas 2024 aastal. Praegu on olemas 2 prototüüpi, B1 ja B2, mida kasutatakse maapealseteks staatilisteks katsetusteks, kuid need annavad meile juba aimu lõplikust lennukist. Põhimõtteliselt kasutati B0T demonstraatorina. B1 ja B2 on peaaegu lõplikult prototüübid lõplikust lennukist. Neil on tehtud mitmeid struktuurilisi muudatusi. Näiteks laiendati neil lennuki kere, kes enne ütles, et mootorite vahel on palju ruumi. Just, seda on suurendatud võrreldes B0-ga, mis on see valge paremal halli. B1, B1 ja B2 nii. Fuselage'i on üldiselt laiendatud. Horisontaalset sabapinda muudeti aerodünaamika ja radari ristleike tõttu. Nad arvutasid ise, otsustasid, et nii on parem, mul pole üksikasju. Ka õhuvõtt on veidi tahapoole nihutatud. Nii et tehti terve rida muudatusi. Ja ka ninaosa. Ninaosa on muutunud veidi suuremaks läbimõõdu poolest, et mahutada suurema antenniga radarit. Suurem radar tähendab rohkem iseseisvaid saatjaid ja vastuvõtjaid, mis annab mulle suurema katvuse. Falcone ütleb mulle, et ma pean rääkima Ipson F-23-st. Jah,
sellest on tõesti palju rääkida, võib-olla. Ka sellepärast, et ma mäletan seda, sest olen piisavalt vana, et seda mäletada, F-22 ja F-23 vahelist konkurentsi. Ma olin seal. Seega ma mäletan seda hästi, ma olin seal. Mina tol päeval Kaugamelas. Ma olin seal, ma mäletan seda. Verine. Ma mäletan seda, tol ajal loeti nende asjade kohta ajakirja Aeronautica e Difesa, kui see veel olemas oli. Hästi, lõpuks toodetakse veel 3 prototüüpi, nii et tundub, tubli, et ma selle foto ka lisasin. Nii, kas te näete B1 ja B2? B1 puhul laiendati mootorite vahelist kaugust, loodi rohkem ruumi. Mine võta kinni, kas põhjus on ainult aerodünaamikas või selles, et nad uuendasid relvastuse tüüpi, mida sisemisse relvaruumi paigutada? Ma ei tea, ma teen teist tööd, ma ei tööta kahjuks Tais. Quindi Nii B0 oli üks asi, B1 ja B2 on hoopis midagi muud. 3 prototüübil, mis tulevad järgmisena arvatavasti umbes aasta pärast, peaksid juba olema lõplikud mootorid, sest ma tuletan teile meelde, et kõik mootorid, mida te siin näete, on F-16 hävitajate F-110 mootorid. Hästi. Väga huvitav teema. Parafraseerides Einsteini, ma ei tea, milliste relvadega järgmine sõda peetakse, aga seda peetakse diivanit. Või kirjutuslaua talant. Et oleks selge, ma kasvasin üles Rambo-laadse sõduri ideega. Arnold Schwarzeneggeri moodi tegelikult on see rohkem nagu paks toor, see tuleviku oma. Kui ta paksuks läks, jõi õlut suure kõhuga, mäletad? Jah. Lõpuks ometi üks superkangelane, kellega ma saan end samastada. Näed, te võite nalja teha, aga see on tõsi. Mitu intervjuud on Mirko teinud droonioperaatoritega, kes tegutsevad Ukrainas. Aga kui palju videomängureid võetakse nende asjade tegemiseks? Sest nemad õpivad paremini. Ma olen neid juba näinud mängus Arma, esimeses Ameerikas Armis, mis oli juba väga sõjaväe väljaõppeks loodud FPS. Seal oli koostöö. Juba tol ajal oli see veel nišš asi, aga nüüd on väga levinud arusaam, et need, kes on kõige sobivamad tankide juhtimiseks, piloodiks või droonioperaatoriks, on just mängurid. Nii reflekside kui ka teadmiste, just lihasmälu poolest, mis puudutab konsoole, juhtkange ja nii edasi. Muidugi. Tulen mootori juurde, sest olen juba 3 korda mootori kohta rääkinud, aga pole sellest kunagi rääkinud. Nii, mootor, rääkides arengust, mootor on selle asja keskmes. Miks? Praegu lendab GAN General Electricu F-110 mootoriga. Enne ütlesin F-100. Arvan, et otseülekande alguses vabandan. F-110. See on F-16 F-110 mootor, aga alates Block 30. Nii et umbes 2035 aasta keskpaigas peaksid nad paigaldama Türgi oma mootori, mille nimi on DF 35 000, mille võite näiteks näha leheküljel 35, kui Mirko tahab selle üles panna. See mootor, see DF 35 000 toodetud Türgis, sest see saab olema just see mootor, mis esitleti 2025 aasta lõpus. Muide, härra, kes seda esitleb, on Mirko Tavek. Vaata, tehke natuke mütsi niimoodi. Kas ta meenutab sind? Tasso, kas ta meenutab sind? See mootor seal tagab, see on palju kaasaegsem mootor kui F-110 loomulikult. Tagab see mitte ainult rohkem võimsus, seega superkruiisi, mis on eeldatavasti umbes Mach 1,6, vaid ka suurema tõhususe. Sest kõigi uute mootorite suundumus on olla mitte ainult võimsamad, vaid ka tõhusamad. Aastaid tagasi, ma arvan, et 2024 aastal alguses tegime otseülekande 6. põlvkonna hävitajatest. Ja seal räägin ma ka 6. põlvkonna hävitajate mootoritest. Nii et kui teil on huvi, minge vaadake see üle, see on üks kanali vaadatumaid otseülekandeid. Kuid ühel kindel hetkel räägin ma ka mootoritest, 3-kordse õhuvooluga, elektri tootmisest, mis on väga oluline ja nii edasi. Ma ei hakka seda uuesti üle vaatama, muidu me ei saa kunagi valmis. Aga idee ongi selles, suund ongi see.
aga üks tark asi, mida türklased tegid, oli täiuslik vahetatavus. TF-35 000 ja F-110 vahel. Sest kunagi ei tea, äkki midagi läheb valesti. Kui peaksid läbi kukkuma, saad alati teise juurde tagasi minna. Muidugi, või kui näiteks TF-35 ilmneb mingi varjatud viga ja sul on vaja, siis paned F-110 sisse. Parem kui mitte midagi, eks. Aga mul on üks tehniline küsimus. Aga kui sa võtad F-16 mootorid lahti või mõne kodumaise variandi, kas sa saad seda tõesti 5. põlvkonna lennukiks nimetada? Kui palju saad sa seda mootorit muuta, et saavutada tüüside avanemine, nagu teeb seda F-22? Kas sa saad selle mootoriga jõuda sellise modifikatsiooni tasemeni? Jah, aga F-16 mootoriga sa seda ei tee. Kui sa paigaldad, ja muide, üks suurtest küsimärkidest on see, kas TF-35 on suunatavad tüüsid või mitte. Seda ei teata. Võib-olla jah, võib-olla ei. Seda saad väga hästi teha, sest sa paigaldad selle väliselt. Me näeme seda SU-57 puhul, selle SU puhul, millel see on, 35-l on see olemas, 3-mõõtmelised muide. Nii et need liiguvad, seega saavad nad juhtida lennuki 3 pöörlemistelge, mitte ainult 2 nagu F-22 omad, mis saavad liikuda ainult nii, eks. Need Vene omad saavad tavaliselt täielikult liikuda ja seetõttu saavad nad juhtida lennuki liikumist 3 teljel, sellepärast nimetataksegi neid 3-mõõtmelisteks, mitte 2-mõõtmelisteks. Sa saad seda teha, see on aga ka lennuki tasakaalustamise küsimus, sest kõik see kraam, mis sa mootori tagaossa paned, on väga raske, füüsiliselt raske, seda tuleb hallata. See peab taluma kuumust ja nii edasi. See on väga raske. Seega tuleb pärast vaadata, kas lennuk on tehtud nii, et ta oleks sellisel viisil tasakaalus. Seda märgates tõid nad kabiinikerele lähemale. Et saavutada parem tasakaal, kui tähele panna, siis varem oli kabiin palju rohkem ettepoole, nina suunas nihutatud. Nad lühendasid seda, et saada parem tasakaalupunkt võib-olla, sellepärast, et nad on juba arvestanud, et taha tuleb isaraskus. Võib-olla. Tuleb ka vaadata, millist tüüpi vektortõuke nad saavad. Kas neil on see 2-mõõtmeline, mis on SU-57 peal jälle moes, nagu tundub, või neil on see Vene stiilis, mis liigutab tüüse väga erilisel ja keerulisel viisil. Ei tea, selle kohta ma ei võta seisukohta. Nii, kui juba kirjeldusest rääkida, kuna täna õhtul, ütleb Falcone, supermanööverdusvõime on venelaste kinnisidee, kuigi on olemas füüsilised piirangud, nagu ütleb Falcone. Aga statistiliselt toimuvad lahingud üha enam kaugemal distantsil. Ka sellel teemal tegime otse ülekande, Mirko, mulle tundub, et 2024 aastal, kus analüüsisime statistiliselt, kuidas lahing alates teisest maailmasõjast, Vietnamist alates, kui palju on distantsid kasvanud ja nii edasi. Täpselt, seega mina ei panustaks vektortõuke peale, aga ma ei tea, see sõltub neist, ma ei ütle midagi, ma ei tea. Üldiselt on tegemist lennukiga, nii et ja kui rääkida radarile nähtamatusest, madalast radari tuvastatavusest. Tegelikult panin teile paar pilti, et näidata, mida tähendab olla 5. põlvkonna hävitaja. Omada madalat radarpeegeldust ja nii edasi. Siin ma proovisin teile näidata, kuidas kõik jooned on joondatud, kõik on sama nurga all, nii tiibadel, tegelikult pooltiibadel, horisontaalselt sabaplaanil, isegi õhuvõtuava ülemisel osal. Näete, kuidas kõik on joondatud. Isegi liikuvate osade hinged on joondatud. Siin tegin teile esivaate. Nii, näete, kuidas kõik on joondatud. Sel viisil aitab see Dario Di Francesco, sest see aitab radarilaineid kõrvale juhtida, suunates need teise nurga all eemale nende allikast. Kõik ei tehta ainult geomeetriga. Geomeetria on vaid osa tööst. Geometria ei ole kuritegu, tuletan sulle meelde. Geograafia vist küll, aga geomeetria mitte. Geomeetria pole viimasel ajal eriti moes. Just geomeetria, tegelikult võib-olla see ongi kõige vähem oluline. Siis on veel radari kiirgust neelavad materjalid.
Madalat märgatavust mõjutavaid asju on palju, mida tuleb arvestada. Näiteks, siin ma unustasin. Rõhutada niinimetatud lõuga, see tähendab seda voldikest, mida te näete lennuki ninas ja mis annab sellele rombikujulise vormi. Näete, siin on selge joon, mis eraldab lennuki radomi tipust. Näete, siin on see terav serv. See on selge eraldusjoon, mida nimetatakse lõuaks. Lõug, jah, nagu lõug näos. See aitab samuti nurkade selget eraldamist näidata ja laineid suunata. Radar, ma püüan kasutada kõige lihtsamaid termineid, mis mulle pähe tulevad. Kujutage seda ette, kui maa peal see radari laine sind tabab ja pind on kaldu, suunab see laine kõrvale. Kui see on aga sinu kohal, näiteks A2, teine lennukkineesi, siis peab sul olema teistsugune kuju, sest sa peab peegeldama laineid, mis tulevad sulle rohkem ülevalt. Eesvaates on see aga tehtud nii, et pindala oleks võimalikult väike. Seega on sul erinevad vormid üleval, all, taga ja ees. Need on tehtud selleks, et peegeldada just sellest suunast tulevat konkreetset signaali. Sellepärast on need erinevad. Ja peegelpildis ehk siis täiesti vastupidised. Lihtsalt öeldes. Õigesti ja lihtsalt öeldes. Peatu seal näed seda ookrivärvi asja kabiini ees. See on infrapuna andur, IRST, infrapuna otsingu- ja jälgimissüsteem. Mentre sotto si vede poco. Aga nina all siin on see ikka ookrivärvi, see on elektrooniline sihtimissüsteem, mis muu hulgas toimib ka lasertähistina maapealsetes rünnakumissioonides. See on see, mida kõik F-35 pealt kopeerisid. Siis nüüd on see kõigil olemas, ka hiljutiste Liina hävitajatel, neil on see olemas. Nii et ka siin on teil selge ettekujutus, mida see teeb. Kõik selle lennuki juures on väga F-22 moodi, välja arvatud sensorid. Kõik see on tõesti väga F-22. F-35 mitte nii väga. F-35 on täiesti erinev. Õhuvõtuavad on natuke teistsugused, kabiini kuju samuti. Aga siiski on see rohkem inspireeritud F-22-st. Ütleksin ja ma ei süüdista sellest kedagi, jumala eest. Nii, mis veel on jäänud? Mootorite eraldatus, milleks seda siin vaja on? Nagu me ütlesime, see on vajalik selleks, et kere sees ruumi tekitada. Teatud mõttes, kui tulevikus rakendatakse tõukevektori juhtimist, mida rohkem on mootorite vahel vahet, seda suurema hoova saad rullimiseks. Sa saad mootorit selliselt suunata ja aidata lennuki rullimist. Siin vaadake, ma panin teile 2 fotot just selleks, et näidata, kui suur on kere sees olev vahe 2 mootori vahel. Panin ühe pildi järelpõletiga ja teise ilma järelpõletita. Natuke luulet, natuke pornot, mis sellel kellaajal sobib. Ja meile meeldib ka fotosid ja videoid vaadata. See annab teile väga hea ettekujutuse konfiguratsioonist, samuti väga puhtast lennukist, seal pole antenne. Kõik väljaulatuvad osad on ümarad. On tehtud väga suur inseneritöö, et peita kõik, mis häirib RCS-i. Lähme edasi, me oleme juba 1,5 tundi rääkinud, ma ei uskunud, sul oli õigus. Lähme edasi. Ei, ma arvasin, et räägin lühemalt, sest selle lennuki kohta polegi eriti palju rääkida. Siin on kokpit, kabiin, muidu poleks õige, sest ma ütlesin kokpit, väga kõrge asend, tagantvaadet pole. Näete, me ei ole enam... Nagu see seal, vaata, see tuli mulle pähe, kui ma tagantpoolt vaatasin. On tõsi, et sinna saab peita sensoreid ja nii edasi, mida varem ei olnud, takistus ja nii edasi. Aga see meenutab mulle väga Vene kühmu. MiG-21, aga ka F-35L on selline. Aga ka tema, mis see tema F-35 on? Seal on see kühm. 35 Su-34. Vabandust, Su-34. Aga kuna see on ründelennuk, siis tal ei ole pilooti vaja. See tähendab, et mullikuppel ongi selleks, et saaksid pöörata ja taha vaadata. Kaasaegsetes lennukites seda enam eriti ei ole. Just sellepärast, mida sa enne ütlesid. Seal on kaamerad, mis suudavad tihti piloodi kiivrile kuvada seda, mida nad näevad, kui piloot pöörab. Nii et lennuk muutub piloodi jaoks läbipaistvaks. Piloot vaatab ringi
ja pilt näitab talle seda, mida kaamerad salvestavad just sellest vaatenurgast, kus ta parasjagu vaatab. Ma kujutan ette, et ka siin võib selline lahendus olemas olla, sest see on hävituslennuk, mis vähemalt algfaasis on mõeldud õhu ülekaalu saavutamiseks. Seega ei ole halb tagumine nähtavus hea mõte, nad pidid selle kuidagi teisiti lahendama. Piloodil on head-up display, kuid ma kujutan ette, et tal on ka kiiver ja selle mõõtmeid arvestades projitseeritakse pilte otse visiirile. Hea, ma kujutan ette, et nad tegid midagi sellist. Aga piloot saab ise välja tulla. Aga jah, mõnikord võib ta ka sõpradega välja minna, võib käia naiste või meestega, võib teha, mis tahab. Kas mina pean piirama piloodi vabadust? Kes ma olen? Ma ei tea. Nad lähevad alati koos välja, kõik koos. Ei, ta räägib sellest kuulsast trepikesest, mille pead välja tõmbama. Jah. Loodame, et see ei ole see MX-i trepike, mis maksis sama palju kui väike auto. Ma ei ole kunagi aru saanud, kuidas see asi nii palju maksta saab. See on lihtsalt kuradi trepike. See on lihtne, sest sina maksad selle eest. Lihtne. Väga lihtne, aga siin on, nagu ma aru sain, sisse ehitatud redel, mis võib ka mõistlik olla. Jah, on näha väike sisse ehitatud redel, mis tõenäoliselt läheb lennukisse tagasi. Hea idee, mugav. See on pilt, mis võimaldab natuke hinnata ka kogu kabiini esiosa. Vabandan, ma unustasin panna pildi sellest, kui Erdogan sinna sisse läks. Ja see on asi, mille tegemise ma unustasin, aga räägin sellest hiljem. Kelle allkiri see on? See on minu oma, sest ma ütlesin, et Lanzaro, tule siia ja pane üks allkiri. Sa oled kuulus, tule siia ja kirjuta alla. See võibki olla just Ehoma. Sa oled harjunud, eks, sellest ajast, kui sa teed konverentse, kirjutad raamatutesse autogramme, eks, jah? Ma ei saa kõndida, ütles Leone di Lernia, rahu tema põrmule. Ma ei saa kõndida, inimesed eksivad. Ja seega siin on huvitav pilt, sest sama Erdogan läks ise sinna sisse esimesel korral, kui seda lennukit avalikult näidati. Ja see on väga selge signaal. Kui meie teeme lennuki esmaesitlust, siis teeme seda esimese lennukiga. Siin oli Erdogan, kes seda kõvasti tagant lükkas. Väga palju poliitilistel ja diplomaatilistel põhjustel, millest ma hiljem räägin. Tubli, kokpit. Väga vähe infot, ma ei ole leidnud ühtegi lõplikku tõelist kinnitatud pilti, mis ütleks mulle, et see on Cannes'i kokpit. See on pilt, mida ma mõnda aega tagasi jagasin, see võib minu arvates olla mõistlik kahel põhjusel. Esiteks, juhtkangi asukoht paremal pool, mitte keskel. Ja see on F-16-ilt pärit lahendus. F-16 piloodid, kes lähevad üle Cannes'ile, on juba harjunud, et juhtkang on siin, mitte keskel. Seega võib see olla mõistlik. Ja siis teine vihje L-laad, Large Area Display. See on see teler, mida te selle ees näete ja mis on suur ekraan, väga lai, täielikult seadistatav, mis on asendanud vanad väikesed MFD-d. Aga kas sa vaatad seda Netflixist? Muidugi. Siis võtab hästi üleval signaaliga satelliidile lähemal, võtab suurepärase vähe nuppe, seega väga puhas kokpit. Unustame ära 70-ndate ja 60-ndate kellad. Ega siin pole enam midagi, ei. Kõik on elektrooniline. Kohe jõuan ka rahvusvahelise turu juurde, sest see on huvitav asi. F-14, eks? Need kangikesed, 10. Ei, 10A esimene versioon. Varem või hiljem peaks tegelikult ka 4. põlvkonnast rääkima. See tähendab, kuidas F-14 oli esimene 4. põlvkonna hävitaja, kuid juba F-15 ja F-16, mis tulid vaid mõned aastad hiljem, olid palju arenenumad. Oleme ikkagi 70-ndatel ja elektroonika hakkas kiiresti arenema. Näete, see on külgjuhtkang. Seda nimetatakse side stickiks, külgjuhtkangiks. Nii, jõuan nüüd äripotentsiaali juurde, sest Falcon on mind juba tükk aega tagant utsitanud ja õigustatult tahab teada. Esiteks, suur edu Indoneesias. Keegi ei oodanud korraga 48 Cannes'i tellimust. See tähendab, et Indoneesia ostab või saab jutumärkides meie lennukikandja endale. Indoneesia
tegutseb aktiivselt. Indoneesial on vaja tegutseda, sest ta asub piirkonnas, mis on Vaikse ookeani piirkond, mis on üha rahutum. Põhjuseks on Hiina, põhjuseks on Ameerika Ühendriigid, kelle kavatsustest ei saada aru. Aga Indoneesia käitub natuke nagu peata kana. Alguses tundus, et ta ostab Ameerika Ühendriikidelt F-15EX hävitajaid. Tühistatud, valib kanni, siis ostis ta Rafalid. Ja ta on partner KF-21 Porame arendamisel koos Lõuna-Koreaga. Seega on Indoneesial, kui ta siia pidama jääb ega osta midagi muud, 3 esmaklassilist lahingulennukit, 3 logistikaahelat 3 erinevast riigist, 3 erinevat väljaõpet, 3 täiesti erinevat süsteemi. Edu sellega, ma saan aru diferentseerimisest, aga logistika seisukohalt pole see tõhus. Aga see lugu on kasulik meile, kes tegeleme populariseerimisega. Sest see on klassikaline näide sellest, kuidas hangete otsused ei põhine ainult tehnilistel omadustel. See on parem, see on halvem, ma tahan seda just nii. Aga samuti ja eriti tänapäeval nii rahutus ja mitmepolaarse maailmas peegeldab hankevalik selle valinud valitsuse poliitilist tahet. Kas ma tahan joonduda Ameerika Ühendriikidega? Ostangi Ameerika Ühendriikidest. Ei taha kellegagi joonduda. Ostangi natuke siit, natuke sealt, natuke kolmandast kohast. Nii ei ole ma kellegagi seotud. Mind ei saa milleski süüdistada. Ja kui tema katkestab mu tarneahela, sest ma teen midagi valesti, pole hullu, lähen selle teise juurde. Hiina oli samuti Indoneesia pärast võistlustules. J10-dega seda ei valitud, kuid Siis nad siiski lootsid minu arvates. ei, aga see on ohtlik. Aga see, et F-15EX-i enam ei osteta, on üsna märkimisväärne, eks. Ma ei pea teile ütlema, mida see tähendab. Ma tean seda. Aga Indoneesial on raha, et osta. Poisid, minge vaadake, millised riigid maailmas kõige rohkem kasvavad. Indoneesia on nende seas. Nii elanikkonna kui ka SKT poolest. Tegelikult kogu Vaikse ookeani piirkond, kogu Kagu-Aasia Vaikse ookeani piirkond on juba 20 aastat kasvanud. Põhjus, miks Obama tegi 2010. aastal pöörde Vaikse ookeani suunas, ongi just see. See tähendab, et võetakse teadmiseks, et maailma majanduslik, kaubanduslik, poliitiline ja muu raskuskese liigub sinna. Muide, me kirjutasime raamatu Vaikse ookeani kohta. Ma tean seda. Aga poisid, te ostsite selle ikka ära, sest ma pean siin arveid maksma, jah? No, olge tublid. Soovitan soojalt Vaikse ookeani väljakutse Amazonis. Ärge maha magage. Hästi. Läheme edasi. Mis mõte on kannil ärilises mõttes? Sellel on mõte, sest see on F-35, KF-21 ja Hiina J-36 vastand. See kuulub nende uute hävitajate hulka, mis võivad olla huvitav alternatiiv. Miks mitte? Kui sa ei saa endale lubada F-35 või sul pole neile lennukitele ligipääsu ja sa ei taha osta Vene Su-57, sest sa ei usalda seda, siis Türgi, mis ei ole supervõim, ei ole, ta on väga tubli, hea raamat see. Mul ei ole seda käepärast, muidu oleksin teile seda näidanud. Nii saab Türgi end ka poliitiliselt alternatiivina esitleda, alternatiivse tarnijana. Ja siis võib keegi mulle öelda, et see lennuk on ilus või kole, mulle ei meeldi selle välimus. Aga välimus loeb nii palju, kui ta loeb. Aga me ei peatu siin. Miks? Kes on veel kaasatud? Aserbaidžaan, mis on väga tihedalt seotud Türgiga ja võib samuti olla seotud kaani tootmisega, ning Pakistan. Kus siis olid nad rahul hiinlaste kraamiga, Pakistan? Kindlasti on nad rahul hiinlaste kraamiga, eriti kuna nad on väga tihedalt seotud. Aga ma ei näe põhjust, miks nad ei võiks leida alternatiivi. Eriti kuna seda saab võib-olla kasutada hoovana hiinlaste vastu või hiinlaste türklaste vastu. Need on kõik need mängud, mida sa saad teha, et panna 2 tarnijat üksteise vastu mängima ja saada paremad tingimused. Vaata, Türgi laseb mul teha kokkupaneku liini. Mida sina mulle pakud? Nii et ma ei peatu siin, sest on olemas ka Malaisia. Ka Malaisia areneb majanduslikult kiiresti, võib-olla oleks neil huvi. Pärsia laht, Saudi Araabia, mille sa enne mainisid, aga ka Katar, Araabia Ühendemiraadid, kõik need riigid, kes... Just Need, kes praegu on jamas.
Tubli, aga vaata imed, nad tahtsid F-35, aga neile ei antud seda. Egiptus, sama lugu, väga lähedal Hiinale, aga miks mitte proovida ka Egiptuses? See on ikkagi selles piirkonnas, selles makroalal, kus Türgi püüab omada oma, ma ei taha seda impeeriumiks nimetada, ütleme, et see pole õige. Ta tahab omada oma mõjusfääri. Pange tähele, kes on Somaalias. Somaalias on Türgi ja seal on nähtud lendamas Türgi F-16 hävitajaid. Äkki saab Somaalia varsti endale Türgi F-16 hävitajaid. Kas see on nii mõeldamatu? Ma räägin seaduslikust valitsusest. Hispaania, tähelepanu, on üles näidanud huvi. Oh jumal, kuidas see võimalik on? Nii et Hispaania loobus F-35 ja sõlmib nüüd Ameerika Ühendriikidega kokkuleppeid. Ja mis on kõige sarnasem asi, mida ta saab osta, arvestades, et ta on juba Türgilt ostnud Hurjeti, mis on treeninglennuk. Võib-olla jäide rahule, see Hurjet ei olegi nii halb, päris korralik lennuk. Vaatame, kas see Can võiks huvi pakkuda, võib-olla hakkan seda ise tootma, sest kas teen koostööd või viin läbi mõne tehnoloogia ülekande. Sest Hispaanial on siiski oma korralik, küll väike, kuid koostöövõimeline lennundustööstus. Miks ka mitte? Said aru? Selles asjas on üks pidev joon. Kõik need, kellel oli ameeriklastega tegemist. Türgi, kõik erinevad Pärsia lahe, riigid ja nii edasi. Hispaania, jah. See oli huvitav. See on väga huvitav ja juhuslikult võib kanist saada Türgi poliitika tööriist. Aga küsimus on, kas see on liiga suur suutäis? Kas nad suudavad selle asja valmis ehitada või on see liiga keeruline lennumasin? Ajad on võimatud, sest kas ta saab oma edu ohvriks? Sellest räägime järgmises otseülekandes. Või äkki on see täielik läbikukkumine? Võib-olla tulebki välja, et see lennuk ei õnnestu eriti hästi. Mina olen siiski lootusrikas, kordan veel kord. Mina usaldan väga Türgi lennundustööstust. Ma ütlen seda tõsiselt ja ilma irooniata, arvestades nende võimekust. Droonidega on nad kindlasti väga hästi hakkama saanud. Ja miks ma peaksin siis pessimistlik olema? Ei, ma olen täiesti optimistlik ja ärgem unustagem, et nende taga on valitsus, kes seda jõuliselt toetab. Sest sul võib olla parim tööstus, mida sa tahad. Aga kui sul on taga valitsus, kes sellesse ei usu, siis ei usu. Siin on sul valitsus, kes seda tugevalt toetab. Sul on valitsus, kes tahab kindlasti, et see projekt õnnestuks. Erdogan seisis avamisel selle eest isiklikult väljas. Ta pani selle eelarve nimel oma maine mängu. Ja allkirja, sest lennuki peal olnud allkiri oli tema oma. Mulle tundub, et see oli tema oma. Meie tegime Fenice, ründekopteri Fenice V2 149. See on ainus ründekopter, mis praegu läänemaailmas toodetakse. Ma ei ole näinud, et seda niimoodi sellisel moel oleks tagant lükatud. Narratiiv Kaani ümber on täiesti erinev. See on minu valitsuse, riikliku tööstuse toode. Usaldage, sest. Ma mõtlen, arvestades Türgi ajakava, kas Erdogan on veel seal, kui see välja tuleb? Kes teab, aga praegu ta mängib tänase päeva nimel. Ja ma pean ütlema, et meeldib see või mitte, Erdogan on nende asjade juures osalpoliitik. Räägitakse ka mereväe versioonist. Miks? On üks meie omadest. Mereväe versioon, ehk siis kui palju maandumisruumi seal vaja oleks. On tõsi, et jah, tal on elastikud, kaablid ja nii edasi. See on suur lennuk, mida maandada. See pole probleem, sest sa maandad lennukikandjale ka Hawk, mini-Hawk, E2-id on ka võimalik. Et nii suur nagu ta on. Kõigi nende, ma vaatasin ka nende lennukikandjate suurusi. Need ei ole eriti suured. Noh, see on Mugemi projekt, räägitakse 60 000 tonnist. Ei, ma räägin praegustest, mitte sellest. Ei, seda näeme alles 10 aasta pärast. Ei. Nii, see praegune Anatolu on droonikandja, punkt, kõik. Piisab. See ei ole piisavalt suur. See, mida te näete, on üks Mugemi eelvaadetest, üks ettepanekutest, mis on üks... See peaks olema umbes 60 000 tonnine laev, mida te siin näete Stobari versioonis. Lühike õhkutõus, kuid pidurdatud maandumine. Seega on olemas pidurduskaablid, kuid õhkutõus on lühike. Seega hüppeninaga. See on see kaldusosa, mida te selle all näete, kuid võib-olla saab selle muuta katapultidega.
seega palju segaseid ideid, aga mõte on olemas. Kuidas sa paned selle maanduma? See on lennuk, mis võib olla nii raske, kui tahad. See muutub veelgi raskemaks, sest sa pead seda tugevamaks tegema, et see saaks lennuki kandjale maanduda, kuid sellel on suur tiivapind. Ehk siis kui sa suutsid selle maanduma panna. See on pidurdusjõud, eks, see tuleb alla tugev. Tuleb vaadata, et peale selle, kui tal on hea mootorite juhtimine ja nii edasi, siis tõenäoliselt on tal ka väga madal varisemiskiirus. Nii, et muidugi tegelikult ma ei välista midagi või nad võisid teha ka F35B stiilis Parda versiooni, millel on veidi suuremad tiivad. Lahendused on olemas. Me elame ikkagi 21. sajandil ja siin ongi tegu sellega, mis on üldse võimalik. Praegu on need siiski vaid oletused. Siia panin teile paar pilti, et näidata, kuidas seda asja on juba ette kujutatud näiteks nende renderdustega. Olgu, eks me näeme. Ei lähe kaua aega, et teada saada. Nii et te nägite, kuidas kokkuvõtteks ja läheme lõpetama, sest me oleme siin juba 2 tundi rääkinud lennukist, mida tegelikult veel eriti olemas ei ole. Ma ei ütle, et seda pole olemas, aga seda on vähe olemas. Ja mul on väga hea meel, et me suutsime 2 tundi täis rääkida. Ei, see lendab, see on olemas ja võitleb koos meiega. Ma ei oodanud seda. Näed, see kõik aitab Türgit nähtavaks teha. Kuuldused lennukikandjate kohta, ZAN ise, kogu raketi osa. Uuringud, mida nad teevad ballistiliste rakettide kohta. See kõik on osa välispoliitikast, mis areneb. Türgi annab endast kujutise kui tõusvast suurvõimust, millel on suured tööstuslikud ja uuenduslikud võimed ning mis pürgib piirkondliku liidri rolli. Ja lisaks puudub tal teiste imperialismi ja kolonialismi häbimärk. See on natuke sama jutt nagu Hiina puhul. Mina ei ole teid kunagi koloniseerinud, ma ei ole teid kunagi vallutanud. Nemad küll, mina mitte, seega olen mina parem. Näete, siin on terve narratiiv. Ja kuna ma juba pakun sulle oma toetust, pakun sulle ka oma tööstust, oma relvasüsteeme ja nii edasi. See on kõik üks ja sama jutt. Me ei tohi kunagi mõelda, et relvasüsteem, eriti sellist tüüpi, on iseseisev asi. See kõik on osa tervikust. Nagu kindral Kapitini ütles ka tehnilises või varustuse valdkonnas on see nagu orkester, kus paljud instrumendid mängivad koos. Nad peavad mängima sama partituuri järgi. Ja siin ma usun, et see on just Türgi juhtum. Seda edendatakse väga jõuliselt just sellepärast. See aitab suurendada Türgi tähtsust, kes püüab rahvusvahelisel tasandil oma poliitilist ja geopoliitilist kaalu kasvatada. See ongi Känni mõte. Näeme, mis sellest välja tuleb. Kas see on tasemel? Väike parandus. Türklastel on koloniaalajalugu. Araablased vihkavad neid juba ammu, kuid see ajalugu on veidi vanem. Nii et võib-olla saavad nad sellega natuke paremini hakkama. Ma ei usu, et neil täna selliseid ambitsioone oleks. Pigem oma piirkonna ümbruses. Siis lühike lõik, sest oleme juba väga pikad. Suur tänu Leonardole. Me võtame vastu teie F-117 ettepaneku. Aga ka muid asju. Soovin teile head nädalat. Ja järgmises otseülekandes arvan, et tegelen Ukrainaga. Nii saame anda ülevaate sellest, mis toimub. Ma ei tea veel, kas pühapäeval või esmaspäeval. Välja arvatud juhul, kui Trampone toob välja midagi ootamatut. Ja erinevad juhtumid. Kuna te küsisite raamatu kohta, siis Vaikse ookeani väljakutse on raamat, mis analüüsib loomulikult kogu Hiina, Jaapani, Taiwani ja muu sellise teemat. Üldine ülevaade kõigest, mis seal on, natuke tehnilisel tasemel, natuke selle kohta, et aru saada, kes on osapooled, millised on pingekolded ja nii edasi. Sõjasõnad on aga raamat, mis tutvustab sõjalisi termineid. Väga kasulik, arvestades, et seal oli palju inimesi, kes polnud sellega harjunud. Selles mõttes tegime selle koos kindral Kapitiniga ja siis on veel see Venemaa-Ukraina sõja kohta, mille tegime koos Tšekiniga, kus räägime lühidalt ajaloost alates 1917. aastast. Ja Donbassist, ütleme nii, kaosest Donbassis enne sõda. Seega aitäh kõigile ja kohtumiseni varsti. Head ööd. Tšau.